Ahoi, welcome to my channel. Ühesõnaga, ma vaatan täna siis esmakordselt nii-öelda veel ühe video. Ma olen tegelikult varasemalt ühe softkeele tippide video teinud. Ma täna vaatan esmakordselt siis ühte teist videot, et kuidas siis neid softkeele tippe peale panna ja mis häkid siis seal on. Üks, ma isegi ei tea, kas ta on küünetehnik või ta on kodutegija, paneb siis endale neid tippe peale ja lähme vaatame siis uuesti, kuidas neid teha. Kõik tooted on olemas Salon kaupluses. Tema kasutab selle Amazoni tooteid, aga ma tagin siia või tähendab mitte ei tagi, vaid ma lingin kõik siia, kõik tooted ära, mida sul läheb vaja. Selleks, et softkeele tippe panna ja siis sa saad need siit alt saad kätte. Okei. Ühesõnaga ta siis on tellinud Amazonist mingisugused mandlikujulised tipid ja kõigepealt ta vaatab siis seda, et kuidas nagu saada õiged need tipid peale ja võtab siis täiesti nagu üks-ühele. On siis see, et kui on ikkagi liiga suur see tipp, et ta on nagu justkui muul juhul on nagu paras, aga mingitest kohtadest veidikene pressid nagu üle, et siis on tark ikkagi nagu piilida parajaks. Neid purjutsikut ma ei kasutaks. Väga huvitav see elektriviil, aga neid purjutsikut ma ei kasutaks üldse, seda karbikest, see on hiinakad ja need on liiga räiged, et seda liivapaberi otsikut ma üldse, ma ostaks lihtsalt poleeri ja poleeriga teeks õrnalt sealt seest ära, et sul ei ole vaja puuriga seda sealt seest teha. Või kellel on elektriviil, siis muidugi võib elektriviiliga karestada, aga need liivapaberi otsikuid ma ei kasutaks täna üldse, need tunduvad liiga räiged, need olid nagu kuidagi kunagi ammu. Nüüd ta teeb oma siis küünevallidega on lihtsalt see, et need on tark korda teha, sest et kui küünevallidele jääb see tiibnahk peale, siis nad kindlasti lendavad päris kiiresti ära, et tark oleks osta omale siis see pusher, nagu siin pildi peal näha, või siis puupulgad. Puupulgad on alati nagu siis no võib-olla kui seda nagu siis selle küünenaha pehmendajaga teha, et siis puupulgad tibuvad pigem minema natuke nagu pehmeks, et pusherid võib-olla on nagu veits targemad ja nüüd ta siis prepib alkoholiga küüned ära, ehk siis teeb nagu ettevalmistus, et küüneplaat oleks nagu maksimaalselt kuiv, mis on tark. Nüüd ta teeb oma küünenahad juba korda. Ma ei oskagi öelda, kumb ennem, et kas ennem tipp ja siis küünenahk või küünenahk ja siis tipp, sest et tegelikult on see, et sa paned tipid peale ja siis sa pead omal neid tipi seda äärt pead natukene ikkagi nagu viilima, et võib-olla on tark küünenahad ikkagi teha pärastpoole, sest et siis sa väldid jube halvasti lõikavad need tangitel. Natuke retsi on vaadata. Vaadake, see on ära näritud, rõve, väkk, ma ei saa. Ma olen ise olen küünetehnik, ma lihtsalt ei saa vaadata seda lihtsalt. Okei. Käib õrna, et ikkagi puffiga üle teeb, karestab küüneplaadi ära ja okei, et siis ta ikkagi nagu puhastab nende alkoholiga ära. No okei, ta kasutab vau. Nüüd ta teeb nail prep'i, et seda kindlasti ei oleks tark kasutada, et kõigepealt teete nagu küüneplaadi puhtaks kõikidest võimalikest mustusest ja sellest. Ja nüüd ta paneb primerit küüneplaadi peale. Happeta primer siis. Happeta, sest et ta on, ütleb ka siin, et ta tekitab selle kahepoolse teibi. Okei, vedas, sa oled ikka veel siin videos.
Jess. paneb nagu pigem kaugemale, et ei pane külma valli piirkonda. Et mõtlesingi, et mille jaoks ta seda pintslit võttis. See pintsel tegi atsetoniga kokku, et siis enda neid jälgi kustutada, millega ta on üle läinud. Okei, nüüd ta paneb siis seda base'i paneb sinna. Ja pani siis nagu tõmbas selle pintslile natukene mingi tilga sinna üle ääre. Ja no põhimõtteliselt ongi niimoodi, et sa pead ikkagi nagu valguse käes algusest ära kujutama, mitte sa ei pane päris lambi alla alguses, aga nagu valguse käes nagu lased mingi teatud sekundid. Aga see oli huvitav praegu, et ta pani nagu selle primeri sinna tipi sisse ka veel omakorda. 10 sekundit vaata lihtsalt valguse käes natukene kivistab ja siis teeb kõik küüned ära, ilmselt pärast paneb siis kõik sinna suurde lampi nii-öelda, nagu ta praegu ütles, tal on mingi väike lambike seal laua peal. Ja et ühesõnaga, ta ütleb ka, et 10 sekundit ei ole piisav, et seda tuleb panna. Aga see, et ta pani seda primerit sinna nagu sinna tipi peale, see oli väga huvitav, sellist asja ma polegi varem näinud. Ühesõnaga, ta teeb siis küünekuju, teeb nagu korrektseks ja siis puhvib veits üle, ilmselt paneb siis nagu selle vajaliku värvi peale. Vaata, just sellisel momendil ma praegu ütleks, et nüüd hakkab piilima ja kui sa oled nahad juba praegu ette ära lõikanud, siis tegelikult sa võid nagu liiga teha. Ma tean, et vanasti osad koolkonnad õpetasid nahkasid lõikama ennem keeli tegemist, aga mina ütleks, et pigem tark on ikkagi nagu pärast teha. Pärast kõike seda viilimist ja puhvimist ja kõike, sest et no ülikiiresti võivad need haavad tulla. Mis see nüüd on? Sihukest asja pole näinudki.